20. oktoobril toimus 6. korda heategevuslik muusikaüritus Tudengite Eurovisioon, seekord TTÜ Tudengimajas. Ürituse peakorraldaja on TTÜ Kultuuriklubi. Tudengite Eurovisioonil astusid lavale 10 eelvoorust edasi pääsenud tudengibändi, kes pakkusid muusikanaudingut erinevatest muusikastiilidest. The fires burn high, it's time to die. Sinu võrku, ma olen ämblik mees. Žürii ridades võis see aasta leida TTÜ üliõpilase esinduse esimehe Enn Karini, lauljad Grete Paia, Teele Viira ja Hannes Sammalberg. Tudengite Eurovisioon on TTÜ filmiklubile iga aasta olnud üks suurimaid ja väljakutsuvamaid projekte ja seda ka seekord. Ürituses tehti edukalt otseülekanne, mis Tipikas TV vahendusel on järelvaatamiseks nähtav ka tulevikus. Tudengite Eurovisiooni külalisesinejaks oli Eesti Laulul teiseks tulnud Daniel Levi. Daniel, räägi palun, kuidas sulle seni on see üritus meeldinud ja mis on sinu muljed? Siiani on väga lahe olnud. Mõned lood on ikka üsna catchid olnud ja väga lahe. Väga lahe on olnud. Nagu ka Eesti Laulul said ka siin vaatajad oma lemmiku valida SMS-hääletuse teel. Esmalt andsid oma punktid žürii liikmed, aga lõpliku võitja määras žürii ja SMS-häälte kogu tulem ja seeläbi sai võidu ansambel Posö. Oleme kinni püüdnud Tudengite Eurovisiooni 2015 aasta võitja Posõ! Tere! 3-4 Lasso! Kohe küsingi, et mis teema seal Lassoga on? Müts on meil. Meil oli üks kauboi-müts. Sellega seoses sõidab juba Tartu poole. Basskitarristil oli kauboi-kaabu peas, siis see kuidagi täna tuli tegelikult, et see ei olegi selline vana asi, et see on täitsa uus. Et Lasso on puudu, Lasso on veel puudu. Nii, aga kuidas on esimesed emotsioonid peale siis seda, kui saite teada, et te võitsite selle ägeda konkursi? Minule jõudis see kohale võiduloo ajal. Seda moment on täpselt näha, kui mulle jõudis kohale, et me lõpuks võitsime. Tekkis korraks meeltesegadus tarniks, aga kohe sai paaris tõmmetega edasi minna järgmises taktis. Lõppkokkuvõttes oli, et ilm oli hea ja et läks hästi. Määre oli paras. Mina ei uskunud seda, sest konkurents oli nii tihe ja žürii hinnangu põhjal ma lihtsalt ei uskunud seda ja tänu meie headele hääletajatele, aitäh teile. Kuidagi, et SMS-hääletusega tuli nagu väga palju punkte, et kas te nagu tegite eeltööd ka, asite oma vännid vihaseks ja? Jah, nii see läks jah, et hääletage ja vaadake enne ja siis hääletage. Mis tundega lähete, mis ootustega lähete Aserbaidžaani Universile oli vist selle nimi, eks ole? Univisionile, jah? Meil on alati... Sellepärast on see väga meeliülendav, et see on meie esimene välisesinemine. Ja kui keegi küsib, et mis on siis väljamaal olete ka käinud, me saame öelda, et jah, et me oleme käinud Aserbaidžaanis. Aga suur aitäh teile ja edu! Seekord annetati ürituse kogutulu 500 eurot Eesti Lasterikaste Perede Liidule. Et suur aitäh teile kõigile. Ma olen väga liigutatud sellest imelisest kontserdist, sellest suurepärasest korraldusest, tublist meeskonnatööst. Nii et teeme kõigile, ma arvan, ühe suure aplausi ja see on üks ilus summa, mis läheb tõesti eriti suurte perede laste toetuseks. Aitäh teile! Tudengite Eurovisioon on nüüd läbi. Mis tunne on? Tunne on päris hea. Kuidas kõik läks, kas oli äpardusi või kõik läks plaanipäraselt? Ma ei tea, et ma olin korraldamisega üsna hõivatud, ma siin saalis ei istunud ja seda kõike ei jälginud. Kas võitjabänd oli ka sinu lemmikute seas? Jaa, kindlasti võitjabänd minu top 3 kuulus. Mille järgi valiti toetuse saaja, ehk siis seekord paljulapselised pered?
Toetuse saaja valimine on iga aasta selles suhtes natukene keeruline, et on ju neid kohti palju, kus abikätt vaja oleks. Aga siiski me otsustasime, et kuna see on niisugune muusikaüritus, siis me tahaksime ka toetada just mingisugust muusikaga seotud tegevust. Ja just Lasterikaste Perede Liidu laste muusikahariduse toetamine oligi see õige, kus me saime enda seda soovi täita. Siis kui päike alles tõusis, mina ikka kõndin, saateks õine hääl.